mida kujutab endast Eesti-suguse firma puhul strateegia, et mis on seal niisugused põhipunktid, mida tuleb hästi vastata või kus need sisulised valikute küsimused või kohad on, kui mõelda strateegiliselt ehk olla tulevikus edukas? Meie jaoks on ikkagi peamised olnudki, et mis on need meie tooted, kes on meie kliendid ja millistel turgudel on valida õiged kliendid, õiged tooted, õiged turud. Jah, ehk et tegelikult kui me circa aasta tagasi suurema meeskonnaga sellel teemal rohkem nagu nuputasime, siis me nagu väga üheselt jõudsimegi järeldusele, et kui varem näiteks me Venemaalegi püüdsime iga hinna eest näiteks müüa seal ehitusmaterjali kilesid, sest seal nõudlus oli suur, mahud olid suured, nii hea oli jälle 20 tonni kaupa saata sinna täpselt samasugust kilet, siis tegelikult seda läbi analüüsides sai täiesti konkreetselt selgeks, et see on selle hetke business. Et see ei ole jätkusuutlik, see ei ole see, kust me nii-öelda mingil hetkel saaksime suuremat raha küsida ja me täiesti ma ei saa öelda, et kannapöördena, aga palju rohkem hakkasime panustama ikkagi just sellele toidusektorile ja just ütleme nii, et selle strateegia otsingute käigus oligi, me avastasime näiteks Norra kalatööstus, ütleme nii, et niisama igapäevaselt rassides ja rahmeldades nagu ei mõtle selle peale, et mis pakitakse Norras palju kala, aga jah, et ütleme siis niimoodi, et meie jaoks sellest strateegilistest küsimustest on see toode, turg, klient, sellest lähtuvalt tuleb siis nagu alamsamm, et mis tehnoloogiaid me vajame, et seda ellu viia. Mis selles keerukat on, kui näiteks mõelda nende turgude valikule? Et mis on seal need, ütleme, küsimused, mida õnnestus hästi lahendada või et mis on seal niisugused alaküsimused? Et sama Norra kalatööstus, et lihtsalt tuleb turg läbi kammida ja leida üles loovalt või on see midagi muud või? No eks see hakkab niimoodi, et me hakkasime lähenema üldiselt üksikule, et kui võtsime kõigepealt toidutööstuse, siis hakkasime nii-öelda sinna turule rohkem sisse kaevama, et mis harud seal, mis mahtudes, milliste nii-öelda turukäitumist ja milliste eelistustega on. Ehk et nagu nii palju, kui oli võimalik erinevatest avalikest andmebaasidest ja siis ka me tellisime nendest erinevatest kaubandusesindustest nagu ülevaateid ja siis läksime kohe täiesti konkreetseks, võtsimegi nii-öelda kalatöötlejate listi ette ja hakkasime kontaktima. Lihtsalt ka aktiivne tegevus, et tšekata üle, mis võib olla see võimalus. Täpselt, kas te tarbite, kui te tarbite, et me oleme sellised pakkujad, kas teil on huvi, me tuleme, näitame teile, tõestame ennast, saadame näidiseid, saadame proovirulle, proovime, et kas see meie kile teie pakkemasinas töötab hästi, olete te sellega rahul, peame me veel midagi arendama või mis on teie tänased arnija nii-öelda nõrgad kohad, mida me saaks teha teisiti. Ja tegelikult see on kohati vilja kandnud, kuigi kordades aeglasemalt, kui me alguses arvasime. Ehk et see Skandinaavia, ma julgeks öelda, siuke konsensuslik tööstiil on meile ikkagi mõistetamatu, tegelikult ka. Et nad hoiavad oma seniseid suhteid. Nad hoiavad oma seniseid suhteid ja mul on nagu jäänud nii mitme firmaga rääkides mulje, et nii kaua kui üks võtmeisikutest ümber laua on kahtleval seisukohal, siis ei langetata seda otsust. Öeldakse, et tule 2 kuu pärast uuesti, me peame veel mõtlema ja arutama. Ehk et ütleme nii, et meie nagu ärikeskkonnas on nii, et juhid lepivad kokku, yes, go, teeme homme ära, okei, teeme järgmine nädal. Siis selline mõtteviis seal ei ole üldse, ma ei ole seda veel kuskil näinud, ehk et sellist 9 korda mõõda ja siis veel 9 korda mõõda. Aga siit on, ütleme, 2 punkti õpetlikud küllap veel, aga mis praegu kõlama jäi. Üks on see, et see strateegia ei sünni nii, et sa mõtled pikalt läbi kuskil paberil, vaid sa jõuad printsiipideni ja hakkad testima seda, liigud edasi, et see nõuab töökust ja teine, mis veel eriti, et nende suhete loomine, et kannatlikkus ja kultuurispetsiifika arvestamine, et see visadus ikkagi lõpuks viib sihile, mitte see, et sa oled lõppnutikas ainult. Mina tahan ka öelda, et tegelikult strateegia puhul sa võid super-hüper asja paberile kirjutada. Kui sa seda ellu ei vii, see on täiesti null variant. Aga mis on nagu, ütleme, minust hästi värske sõnum on see, et ta lihtsalt ei ole nii, et ta on hea strateegia viin ellu, vaid et ta on omavahel seotud. Just, et see käib niimoodi sammhaaval, peab olema kannatus seda niimoodi ellu viies, arendada, täiendada. Absoluutselt. Ja panna oma energiat peale. Ja korrigeerida. Sest tegelikult tegelik elu on kohati natukene teine ja
see on ka nii-öelda väga suur oskus see õigel ajal ära tabada ja siis ka oma nii-öelda strateegilises mõtlemises väike nõks teha, kas siis vasakule või paremale poole.